lihtsalt hoian sul käest. Tean, et sa kannad mind läbi, tean, sul on lahendused, sul on kõik vastused. Seepärast tahan laulda kiitus sinule. Austus sinule. Tänu sinule. On mul lootus igavene. On palju põhjust laulmiseks, ka sügavaimas orus. On palju põhjust laulmiseks, ka sügavaimas orus. On palju põhjust laulmiseks, kui üldse ei saa aru. On palju põhjust laulmiseks, kui üldse ei saa aru. On palju põhjust laulmiseks, ka sügavaimas orus. On palju põhjust laulmiseks, ka sügavaimas orus. On palju põhjust laulmiseks, kui üldse ei saa aru. On palju põhjust laulmiseks, kui üldse ei saa aru. Ja kui ma veel võitu ei näe, lihtsalt hoian sul käest. Tean, et sa kannad mind läbi, tean, sul on lahendused, sul on kõik vastused. Seepärast tahan laulda kiitus sinule. Austus sinule. Austus sinule. Tänu sinule. On mul lootus igavene. Püha vaim, liigume sees, saada meid väega. Maailma, püha vaim, liigume sees, las armastus sees. Süttigu meis, püha vaim, püha vaim, liigume sees, saada meid väega. Maailma, püha vaim, liigume sees, las armastus sees. Süttigu meis, su nimes kogunenud me, usk ja lootus aita meid olla valmis, olla valmis. Sinu julgust vajame armu kuulutamiseks, sinu ees siin, sinu ees siin. Püha vaim, liigume sees, saada meid väega. Maailma
teate, hiljuti mu ema nägi ühte nägemust, kus püha vaim liikus. Ta külastas ühte hoonet ja küsis, et kas teil on siin ruumi. Ja siis ruumis olevad inimesed ütlesid, et vabandust, et meil on siin ruum täis, meil ei ole ruumi siin. Ja siis vaim läks teise hoonesse ja küsis, et kas teil on siin veel ruumi minu jaoks. Ja sealt tuli sama vastus, vabandust, meil lihtsalt ei ole praegu ruumi. Ja niimoodi ta käis veel 2 ja igal pool tuli samasugune vastus. Ja ta sai aru, et koguduses inimesed vahest on liiga nagu mingite asjadega seotud ja mõtted on kuskil nagu mingitel tähtsatel asjadel ja võib-olla lihtsalt püha vaim tahab tulla ja lihtsalt kahjuks me talle ruumi ei anna. Ja ma arvan, et see on just see laul praegu, need sõnad. See on see palve. O püha vaim, liigume sees. Võtame seda hetkeks, võtame seda väga tõsiselt praegu. Tõesti, avame oma süda. Paneme oma südame proovile. Kas me tõesti kogu südamest seda igatseme ja soovime? Proovime uuesti, laulame südamest. O püha vaim. O püha vaim, liigume sees, sada meid väga maailma. O püha vaim, liigume sees, las armastusse süttigu meis. O püha vaim, o püha vaim, liigume sees, sada meid väga maailma. O püha vaim, liigume sees, las armastusse süttigu meis. Las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su rahvas ärkab sinu leeb. Las see ruum nüüd kõigub, las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su rahvas ärkab sinu leeb. Las see ruum nüüd kõigub. Laulame koos, las me süda. Las me süda murdub, las su rahvas ärkab sinu leeb. Ükskord veel, las see ruum. Las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su rahvas ärkab sinu leeb. Las me süda murdub sinu
palun, et sinu tuli langeks selles paigas. Kallis püha vaim, me oleme avatud sulle ja me ei taha hoida ennast tagasi ja me ei taha hoida ennast lukus, vaid Jumal, meie südamed on avatud sulle. Isa, ma lihtsalt palun, et meie südamed oleksid pehmed ja et me oleks avatud su vaimule, et see, mida sina tahad teha, et me laseks sellel juhtuda. Tänu sulle, Jeesus, et sina valitsed siin paigas. Tänu sulle, et sa valitsed meie eludes. Tänu sulle, et sa valitsed Eestimaal. Ja isa, ma tänan sind iga inimese eest, kes on siin. Ma tänan, et sa oled iga inimese pannud just sellesse kohta, sellesse töökohta, sellesse kooli, sellesse kodusse ja peresse, kus me saame olla sinu armastuseks, kus me saame olla valguseks ja kus saab toimuda ärkamine. Tänu sulle, Jumal, et sina äratad meie südamed siin paigas, et me saaksime seda edasi kanda enda perekonda, enda sõprusringkonda, enda kogukonda. Tänu sulle, et sina lihtsalt äratad meie südamed taas tulisele armastusele sinule, et see on siuke värske armastus sinu vastu Jeesuse nimel. Isa, aitäh sulle selle tänase hommiku eest. Господь, спасибо тебе за это утро. Aitäh sulle selle eest, et sina oled siin paigas. Благодарим тебя за то, что ты сегодня здесь с нами на этом месте. Ja ainult sinu armust me võime siin olla, seista. И в твоей любви мы можем стоять здесь. Jumal, palun võtta see tänane päev. Возьми, пожалуйста, в свои руки этот день. Ja lihtsalt tule oma püha vaimuga siia meie И keskele. просто пребывай здесь среди нас Духом Своим. Jeesuse nimel. Во имя Иисуса Христа. Aamen. Аминь. Te võite istuda. Аминь, друзья, вы можете присаживаться. И, друзья, если кому-то нужен перевод, то, пожалуйста, возьмите для себя наушники как можно скорее, чтобы потом на это не тратить время. И напомним, что канал номер 4. Спасибо. Hästi lühidalt mõned teated. Немножко информации. Kohe-kohe on meil algamas siinsamas piiblitund. Уже вскоре у нас здесь начнется библейский час. Ning peale seda on meid ootamas ees Vesli-grupid. И после этого у нас будут Весли-группы. Ja palun, et Triin tuleks, räägiks nendest natuke. И, пожалуйста, Трин, скажи пару слов о Весли-группах. И перевод тогда уже вы сможете сейчас услышать в своих наушниках, друзья. Tere kõigile! Vesli-grupid me viisime läbi eelmisel aastal küsitluse peale suvekonverentsi ja selgus, et on üks populaarsemaid osasid. Et kui sa veel ei ole kordagi sinna jõudnud, siis võtta tänase hetk, et mine vaata, mis seal toimub, et väga tore aeg. Я только что сказал, что перевод в наушниках, пожалуйста, кому нужен перевод, возьмите, пожалуйста, наушники, и там вам переведет профессиональный переводчик. Ma loodan, et nad saavad siia tahvlile ka Vesli-grupid. Et ma loen ette, et panime juurde ka vanuserühmad, et kui juhuslikult on juhtunud mingi viga nimesildil, siis saate sealt üle kontrollida, et kas teie Vesli-grupi number, mis on 25V, ja teie vanuserühm klapib. Esimene on V1, kuhu kuuluvad siis teismelised vanuses 11–14. Ma palun grupijuhtidel püsti tõusta ja lehvitada ka, kui ma nime ütlen. Ele Paju ja Kristina Lepik. Ja nemad lähevad kirikumaja saali ja ma saan aru, et varsti või? Ei lähe? Me läheme siia kabinesaali.
ei, kaminasaali ei saa te küll minna. Selge. Siis V2 on noored vanuses 15 kuni 20 eluaastat, neid juhib Matri Jooso Holman. Ja nemad on kirikumaja saali esises ruumis, kus on mõnusad tugitoolid. Siis on V3, noored täiskasvanud ja Naatar Holman juba siin ees. Ja nemad on praegu vist ilus ilm, et siis lähete Valgemaja terrassile. Et kui külm hakkab, siis saate minna ka kirikumaja saali. Saali uksest paremal on ruum, kus on lauad ja toolid. Siis on venekeelsed rühmad, V4, venekeelsed naised, mida juhib Jelena Kask. Ja sööklas V5 on venekeelsed mehed ja juhib Andrus Kask. Ja on ka sööklas. V6 on keskealised naised, juhib Laura Herm ja Valgemaja kaminaruumis. V7 on ka keskealised naised ja juhib Mariana Luist ja ka Valgemaja kaminaruumis. V8 on keskealised mehed ja juhib Taavi Holman. Ja nemad on Valgemaja köögis. V9 on vanemad naised, juhib Luule Tasso ja nemad jäävad siia telki või telgi ümbrusesse. V10 on samuti vanemad naised, juhib Lii Lilleoja. Ilmselt on veel tulemas oma pesakonnaga juurest. Ja ka suurde telki või selle ümbrusesse. Ja V11 on vanemad mehed, juhib Johannes Kakko. Jalutab kuskil ringi ja jäävad ka suurde telki või selle ümbrusesse. Suur tänu! Большое спасибо, Трин. Kui meil vestligrupid saavad läbi, siis meil tulevad seminarid. И после того, как весли-группы закончатся, у нас будут семинары. Ja kuuleme natukene ka, millest me täna seminarides räägime, nii et kas siin on Hindrek Taavet Taimla? И выслушаем несколько слов о том, что будет на этих семинарах. И Хиндрека Тавета нету, но... Siis Stanislav Osipov. Но, пастор Станислав, скажите пару слов о том семинаре, который вы будете преподавать. Мы будем говорить о домашних группах. Me hakkame rääkima väikegruppidest. Хочу вдохновить вас делать домашние группы. Ja tahan väga innustada teid, et te hakkaksite kodugruppe tegema. У нас будет не очень много времени, Meil seal ei ole küll väga palju aega, меньше часа, kuskil tunnike või nõksu но vähem. мы можем за это время затронуть какие-то вопросы, которые вас интересуют. Aga selle ajaga me räägime mõningatest asjadest, mis kindlasti teilt huvitavad. Если вы планируете посетить этот семинар, Ja kui tulete seminarile, можете подумать о вопросах, которые вы хотели бы задать. võite ka mõelda mõningatele küsimustele, mida te tahaksite esitada. И, может быть, удастся лаконично, конкретно на них ответить. Ja võib-olla saame ka konkreetselt sellele vastata. Так что приглашаем, ждем. Nii et ootan teid. Большое спасибо, пастор Станислав. Aitäh! Siis kell 2 on meil täna suur pildistamine. И напоминаем, что в 2 часа у нас совместное фото на паспорт. Ning peale seda После этого on meid ootamas sportmängud. нас будет ожидать спорт. Nii et Benjamin tuleb natuke räägib sportmängudest. Sportmängude kogunemine toimub lipuplatsidel. И Бенджамин пару слов скажет о спорте, который начнется возле флагштока. Väike plaanimuudatus. Sportmängu tegelikult siin telgi juures. Et koguneme siia telgi juurde. Aga jaa, lühidalt siis see aasta tegime sportmängud hästi mitmekülgselt, et igas vanuses inimesed saaksid osaleda. Ja igale osalejale on väike üllatus ja iga vanusegrupi võitjale on siis auhind. Nii et ma loodan, et mälen teid kõiki siin. Jah, kõik saavad osaleda. Я рад, что это все переводила Ирина. Спасибо тебе. Aitäh, Benjamin! Бенджамин Суртанудов.
ja siis meid on juba praegu siin päris palju rohkem, kui meid oli pool tundi tagasi. Nii et kordame üle, et palun oleme täpselt õigel ajal kohal või natuke isegi varem, sellepärast et meil on ka inimesed, kes meid vaatavad pildiraadio kaudu ja me peame õigel ajal alustama. И мы обратили свое внимание, что сейчас зал пополнился большим количеством людей, поэтому еще раз напоминаем вам, дорогие друзья, постарайтесь на все мероприятия приходить вовремя, потому что вместе с нами также участвуют зрители через Пильди-радио. Давайте друг друга будем уважать. Большое вам спасибо. Täna õhtune jumalateenistus on meil 19:00, palun olla varem kohal juba 6:45. И богослужение у нас начнется в 19:00, но в 18:45 мы уже ожидаем вас здесь увидеть. Ning õhtul on meil ka missionikohvik Kamina saalis ja noorteõhtu klubis. И также в 21:00 у нас будет кафе миссионерства и молодежный вечер. Lapsed. Ja lapsed lähevad kohe-kohe ära siit juba 3 minutit tagasi pidid minema, aga lapsed kõik saavad koguneda siia ukse juurde ja siis minna ja teismelised ka. Just. Дорогие дети и подростки, сейчас начинается ваше время. Вы можете проследовать за Урмасом, за Эле, поэтому наслаждайтесь этим временем и отдыхайте. Aga teate, meil on ka üks sünnipäevalaps meie keskel täna. Но также среди нас есть сегодня один человек, у которого день рождения. Nii et palun, Kaupo, kas sa tuleksid siia ette? Дорогой пастор Каупа, добро пожаловать сюда. Ja me tahame sulle õnnistust paluda. Armas vend Kaupo, südamest palju õnne sulle. Tule siia. Tule siia. Ja oleme Jumalale väga tänulikud sinu eest, et sa oled ustavalt teda teenimas ja niivõrd paljudes erinevates valdkondades, nii pastorina kui ka abistamas teisi kogudusi Aldersgate'i liikumises. Ma usun, et te paljud teate, aga mõni võib-olla ei tea, et ka suvekonverentside idee oli see, mis sündis kantide südames ja nende eestvedamisel see alguse sai, nii et aitäh ka selle eest, kallis vend. Ja ma usun, et me kõik soovime sulle palju jaksu, jõudu, Jumala õnnistusi ja ma palun, et me kõik tõuseme ja kui ma tohin paluda, et te sirutaksite oma käe õnnistuseks tema suunas ja südamest palume armsale vennale õnnistust tema sünnipäeva puhul. Issand, me täname sind armsa kalli venna eest. Täname, et ta on õnnistuseks nii paljudele inimestele ja ka meile täna siin. Ja issand, me tahame õnnistada teda, õnnistada uut eluaastat. Et sina, issand, täidaksid kõik tema vajadused, et sa täidaksid teda rõõmu ja rahuga. Et issand, tema teenimine võiks olla õnnistatud ja võitud sinu poolt. Issand, me ka palume, et sa kinnitad teda, tema usku, kinnitad ta tervist, issand, täidad kõik temaga ootused ja soovid, issand, mis ta südames võib-olla on ja võib-olla mida ainult sina tead. Issand, me palume, et sina juhiksid tema elu ja et sinu hea ja õnnistav käsi võiks alati olla tema üle. Isa, me õnnistame teda Jeesuse Kristuse pühal nimel. Ja Jumala rahvas ütleb koos. Aamen. Palju õnne, armas vend. Südamest tänu kõigile. Aitäh. Ja nüüd on meil kätte jõudnud piiblitunni aeg ja mul on hea meel tutvustada inimest, kelle teed iseloomustab salm õpetussõnadest, mis siis ütleb niimoodi. Inimese süda kavandab oma teed, aga issand juhib tema samme. Ja siia ette tuleb inimene, kes on kogu minu elu olnud Eesti Metodisti Kiriku teoloogilise seminari õppejõud, 4 aastat seminari dekaan ja juhtinud Tallinna koguduses piibli- ja palvegruppe ning olnud ka ajakirja Koduteel kaastööline ja see nimekiri üldse ei lõppe siin. Nii et hea meel on tervitada Anne Saluraidi.
olge õnnistatud kõik. Minule on antud siis ülesanne täna hommiku piiblitundi pidada, nii nagu ma siis õppejõud olen seminaris. Nii et siis piiblitund on tõeline niisugune sõnaga, võiks öelda jutumärkides mängimine. Ja nüüd selle suvekonverentsi teema, mis on Minge kõike maailma, on kindlasti üks neist teemadest, millest on väga palju kõneldud ja kirjutatud ja ilmselgelt on selle põhjuseks just see Jeesuse üleskutse igale ühele, igale kristlasele, mida oodatakse siis igalt Jeesuse järgijalt, et ta niimoodi teeks, läheks maailma, kuulutaks evangeeliumi, kas oma peres, oma tutvusringkonnas, igal pool, kuhu ta läheb, et sinna ta viib selle hea sõnumi. Ja sellepärast võib siis arvata, et sellest ikka jälle rääkimine on paras väljakutse ja olnud väljakutse ka mulle. Nii et ma olen midagi kirja pannud, seda, mis ma laua taha istudes siis siin oma klahvistikus kirjutasin. Ja see oli väga hästi, täna hommikul palvegrupp hoidis ka mu käsi õliga, et need ikka õigeid asju kirjutaks. Nii et selles mõttes avame oma südamed ja loodame, et see tuleb ka ja usume, et teile õnnistuseks ja issanda kiituseks. Nüüd, et piiblitunni sisuks on piibli lugemine ja uurimine, siis tahaksin ka ette antud kirjakohast rääkides sellest just lähtuda ja seda kirjakohta, mis on üsna lühikene, niisugune lause, natukene laiemaks teha. Ja tahan ühtlasi see meetod, mida ma kasutan, tahaks siis näidata ka, kuidas piiblit võib lugeda niimoodi, et see tõesti on huvitav, et see on täis avastusi ja teinekord, kui just niimoodi läheneda sellele, et siis läheb päris mitu aega, aga see ongi eesmärk. Ja tahan samuti peatuda ka läkitamise teemal. Aga sissejuhatuseks, kuna meil on tegemist Markuse evangeeliumiga, siis ei ole paha korrata ka natukene seda, kes oli Markus ja mida Markuse evangeelium endast üldse kujutab. Ja Markus oli teatavasti Barnabase õepoeg, nii nagu Paulus siis Kolossa kirjas kirjutab, ja ka tema kaastööline, samuti Pauluse kaastööline, apostlite tegude raamatust loeme selles, aga ta oli ka koos Timoteusega Efesuses. Ja lisaks sellele veel, Peetrus nimetab Markust oma pojaks. Ja Peetruse ja Markuse lähedane suhe ja ilmselt ja kindlasti nende omavahel peetud vestlused Jeesusest paistavad väga hästi välja ka evangeeliumist. Nii et tõepoolest siin võib öelda ka meie Markuse evangeeliumit lugedes, et Markuse nimetamine siis Peetruse pojaks on üsna õigustatud ja nii on. Nii et kui me näeme neid kõiki Barnabas ja Paulus ja Timoteus ja Peetrus, siis on selge, et Markuse teadmiste ja kogemuste pagas evangeeliumi kirjutamisel oli ikkagi silmapaistev. Nii et seda informatsiooni on, nagu öeldakse, see algallikas või see esimene käsi. Ja Markus tuleks esile tuua ka veel sellepärast, et tema on nagu evangeeliumi žanri looja. Öeldakse, et ta oli esimene, kes evangeeliumi koostas ja niisugune Jeesuse elu ja tegevuse kirjeldamise struktuur näis siis olevat nii hea, hästi loogiline, nii et seda siis ka Matteus ja Luukas on järginud ja selle aluseks võtnud, kui nad oma evangeeliumi on kirjutanud. Nüüd natukene evangeeliumist ka, et evangeeliumi keel on küll lihtne ja selge ja jõuline, kui Markus Jeesuse loo siis edasi annab, aga eriti tema kannatusest ja surmast kirjutades. Nii et kannatuslugu nagu moodustabki suure osa kogu evangeeliumist, kuna see on Markuse taotlus. Nii et igal evangeeliumil on oma rõhuasetus, oma eesmärk. Ja arvataksegi siis, et see taotlus või see eesmärk on suunatud siis just kannatavatele kristlastele,
kelle küsimuseks võis olla, et kui Jeesus on võitja ja kurja võitja, kuidas siis mõista neid kannatusi, mida neil tuleb taluda? Kus on siis see vastus? See on see kuulus teodiike küsimus. Ja olles kuulutanud siis evangeeliumi nii erinevate apostlite kaastöölisena, oli Markus kindlasti kogenud ka pilkamist ja tagakiusu ja vaenamist ja kurjust. Ja sellepärast minu arvates on just tema õige inimene olnud nendest asjadest kirjutama ja neil kannatavatele kristlastele just seda evangeeliumi kirjutama. Ja evangeelium selles mõttes just, et ta on tõesti hea sõnum, rõõmus sõnum, siis mitte ainult maailmale, vaid eeskätt, ma arvan, kristlastele, et tõepoolest Kristus on võitja. Aga samas selle kannatusloo juures, mis on üsna suur hulk tema evangeeliumist, läbib siis kogu evangeeliumi punase joonena tunnistus Jumala pojast, kes isa paremal käel troonib. Nii et tegelikult ikkagi evangeelium on positiivne, on hea sõnum, sõna otses mõttes. Ja see sõnum on tegelikult lihtne ja selge, täpselt nagu see kirja pandud stiilgi ja keel. Ja Kristusesse usku, et elu on varjul temas, see Kristuses, juhtugu siis ihuliku eluga mida tahes. Nii et see võiks olla see kokkuvõtlik sõnum. Kristusesse uskujate elu on varjul Kristuses, juhtugu siis ihuliku eluga mis tahes või mida tahes. Ja siin ma tooksin siis niisuguse ka Markuse enda kirja pandud Jeesuse ütluse, sest mis võib inimene anda oma hinge vahetushinnaks. Aga kes iganes oma hinge kaotab minu ja armupetuse pärast, see päästab selle. Markuse siis 9. peatükis salmid 35 ja 36. Nii et seda ütles Jeesus ühes kõnelustest oma kannatuse ja surma üle. Siia võiks lisada seda, et Jeesus tõepoolest ei oodanud ega mõelnudki, et tema jüngritel võiks olla teistsuguseid kogemusi kui temal endal. Ja nõndaviisi saab ta siis olla meiega ükskõik missuguses olukorras, kuna ta on ise need läbinud. Nüüd sellest siis tekstist nagu lähemalt ja meetodist ka natukene, et üks lihtsamaid, samas aga kõige kättesaadavam viis, pealegi mis ei nõua piibli uurimiseks eriharidust, on teksti lugeda esitades küsimusi. Ja usun, et paljud piiblilugejad just nõnda teevadki, et kui nad loevad ja millestki aru ei saa, et siis lähevad erinevate allikate juurde või lähevad internetti, et vastust saada. Ja mulle tundub, et tegelikult see niisugune küsimuste eitamine on inimesse lausa kodeeritud, et kui väiksed lapsed juba kõnelema hakkavad, siis mida me kuuleme iga päev. Vanemad vahest üdinevad ära nendest küsimustest, miks see nii ja miks see naa on. Ja on asju, millele me ei oska isegi vastata, nagu sellepärast, et need on nii väga omapärased ja nagu lapse loogikast lähtuvad. Aga see küsimine. Et see võiks nagu olla ja jääda meile mitte ainult lapsepõlve, vaid ka tänasesse päeva. Oleme ju Jumala lapsed, vaatamata siis meie eale. Ja mulle tundub ka, et tegelikult Jumal ootab oma lastelt neid küsimuste esitamisi. Lihtsalt sellepärast, et niisugune lähenemine näitab ka tema asjadele, kui üleüldse nii võib öelda, või üks kärbes siin on pidevalt tüütab, näitab üles meie huvi Jumala isa vastu. Et see on see asi. Et see ei tee tühjaks nagu seda usku, aga me tahame rohkem teada. Ja neid kõiki asju, aga see näitabki seda, et me tunneme Jumala vastu huvi, me tunneme tema asjade vastu huvi, me tunneme selle vastu huvi, kuidas ta toimib, kuidas ta tegutseb meie elus ja nii edasi. Nii et ma usun, et meil kõigil on ka see kogemus, et
et Jumalal on ülimalt hea meel, kui me neid küsimusi ka temale esitame. Ühel vestlusel oli ka see, et kas Jumalale võib küsimusi esitada, kas see kuidagimoodi ei kõiguta usku. Ma usun, et Jumal ei heitu nendest, et kui meie vahest võime inimeste küsimustest heituda. Nii, aga milliseid küsimusi siis võiksime esitada tänase teksti kohta, et tuues nagu terviklikumat pilti, kui vaid tõdemus, et Jeesus läkitas oma jüngrid kogu loodule evangeeliumi kuulutama. Et kuidas me seda võiksime nagu siis lahti mõtestada? Ja alustame siis loo tegelastest ehk küsima, kes keda maailma saadab. Ja Markus kirjutab, et Jeesus ütles need sõnad 11 jüngrile, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Ja ta ütles seda siis oma 11 jüngrile pärast surnuist ülestõusmist. Ja siin see surnuist ülestõusmist annab meile jällegi võimaluse küsida uue küsimuse, et miks siis pärast seda või millal need öeldi, miks pärast seda, miks just 11, mitte kõigile neile, kes Jeesust järgisid. Nii et näete, siin on mitmeid niisuguseid küsimusi, mis annavad meile niisuguse laiendatud pildi. Ja ilmselt näeme, et juba nüüd, et vastused esitatud küsimustele siis viivad tegelikult meid tagasi kuhu? Evangeeliumi teksti juurde. Ja see on evangeeliumi lõpp, aga me läheme nüüd tagasi teksti juurde, uurime uuesti seda, kordame uuesti, aidates siis tõepoolest meid Jeesuse ja jüngritega toimunud meelde tuletada, seeläbi ka kinnitust saada ja meelde jätta ja õppida uusi asju. Kuna Jumala sõna on sõna otses mõttes põhjatu. Küsime siis, kes jüngrid maailma saatis konkretiseerida enda jaoks selle põhjuse, miks just oli see Jeesus. Ja me võime öelda, ja me teame, aga oletame, et me ei tea, et läheme nagu tekstile niimoodi, et me ei tea. Jeesus oli ja on oma jüngrite läkitajaks just sellepärast, et ta ise oli Jumala poolt maailma saadetud või ka läkitatud. See on siis põhimõtteliselt üks ja sama sõna. Ja tõlked on natukene erinevad. Ja Johannes annab edasi siis Jeesuse ütluse väga hästi, et ma ei ole ju taevast alla tulnud oma tahtmist tegema, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud, või siis ka me võime öelda läkitanud, Johannese 6:38. Ja nüüd siis võiks jällegi küsida, et aga miks siis läkitati? Mis eesmärgil, mis ülesandega või missiooniga Jumal siis Jeesuse läkitas või oma poja saatis. Ja siin võime jälle öelda, ja me teame juba seda. Aga nagu vanarahvas ütleb ikka ja meiegi teinekord ütleme seda, et kordamine on tarkuse ema, et siis ei ole palju ka korrata seda, mida me kõik juba teame. Kordame siis seda. Küll aga võiks teha seda teadmisega, et Jumala sõna on elav ja valmis ikka ja uuesti üllatama ka juba teatud asjades. Kui me läheme sinna tagasi, siis me märkame midagi, Jumala vaim ilmutab midagi, mis jäi kahe silma vahele. Nii et olgu selleks siis uus vaatenurk, tähelepanuta jäänud sõna tähendus või lausa ilmutuslik lahti mõtestatus. Nii et ka see on see suur kasu asju uuesti ja neid, mida me juba teame, ikka uuesti ja uuesti lugeda, uurida ja küsida. Noh, isegi Johannes, tõesti Jeesuse jünger, palju kogenud ja näinud, kui ta evangeeliumi kirjutab, peab vajalikuks korrata juba varem öeldud ja näiteks, kui ta kirjutab Jeesuse maailma saatmise eesmärgist ja siin Jeesuse enda sõnu siis korrates, Jeesus ütleb, see ongi mu isa tahtmine, et igal ühel, kes poega näeb ning temasse usub, oleks igavene elu ja viimsel päeval mina äratan ta ülesse. No
kui me vaatame seda Johannese evangeeliumit, siis seda on ikka ja jälle uuesti öeldud, ikka ja jälle uuesti öeldud. Sama võime lugeda, see, mis nüüd ma lugesin, oli 6:40, aga me võime lugeda seda ennem seda ütlust ja pärast seda ütlust. Nii et tegelikult näete, need on olulised ikka ja jälle nagu seda korrata. Ja nii siis saadabki Jeesus need 11 jüngrit, kelle ta ise spetsiaalselt just eesmärgiga, ülesande või ka missiooniga välja valis, nii nagu siis algkeel ütleb, välja valima. Ja samuti ka koolitas ehk valmistas ette, see on hea sõna, valmistas ette. Ja Jeesus ütleb niimoodi siis oma jüngritele, teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud sellepärast, et te läheksite ja kannaksite vilja ja sellepärast, et teie vili ka jääks. Nii et meid ei ole kutsutud siis mitte ainult meie õndsuse pärast, vaid et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks ja mida te iganes palute isalt, seda ta annab minu nimel. See on siis jälle tekst Johannesest 15 ja 16. Aga nüüd rääkisime 11 jüngrist, et need olid, keda Jeesus välja läkitas, aga nüüd, kui tahaksime teada rohkem jüngritest, siis evangeeliumi lugedes saame teatud informatsiooni kätte, just seda, mida evangeeliumi autorid on pidanud vajalikuks ise kirja panna, näiteks seda, et jüngrid olid väga erinevate ametite pidajad ja samuti, et nad olid väga erineva iseloomuga ja samuti, kuidas nad siis teatud erinevates situatsioonides käitusid. Aga nüüd, kui me tahame veel midagi teada, siis rohkema teadmiseks võiksime kasutada ka piibliväliseid allikaid, igasugust informatsiooni. Ja näitena toon siis siin Markuse, kelle kohta mitmete kirikuisade tekstid näitavad, et Markus oli Peetruse tõlgiks, mis siis tähendab seda, et Markus oskas peale aramäe keele ka muid keeli. Kreeka keelt kindlasti, sest evangeelium on kirjutatud selles keeles. Samuti minu arvates pole ka Markust lugedes hea teada, et suurem osa tema teadmistest Jeesuse kohta pärinevad Peetruselt. Ning sellepärast saab siis evangeeliumis kirja pandud pidada eriti autoriteetseks just algallika pärast. Et tõepoolest see on väga usaldatav, mida Markus on kirja pannud. Ja minu arvates see teadmine on ju väga hea, see nagu annab mingisuguse toeka olemise. Sest kes võiks Jeesuse sõnu ja toimunut veel siis täpsemalt kirjeldada ja edasi anda kui Peetrus, üks Jeesuse lähedastest jüngritest. Nii et Markuse teadmised ei ole kuskilt kellegi käest, kuskilt kaugelt teise või kolmanda põlve jüngritelt saadud. Ja kindlasti ka see fakt näiteks, et alles kirikuisade eksegees ja veelgi hilisemad uuringud on andnud kinnitust, et evangeelium on kirjutatud Markuse poolt. Ja küsimus on siis selles, et esialgu see evangeelium ringles kristlaste hulgas ilma nimeta ja hiljem siis peeti ka nagu, et keegi on kirjutanud lihtsalt Mattuse evangeeliumi lühiversiooni, aga tegelikult ikkagi on siis Markus see esimene ja tema, nagu ma ennem ütlesin, on loonud nagu selle žanri. Nii, ühe küsimuse võiksime veel esitada, et miks läkitas siis Jeesus jüngrid kõike maailma alles pärast oma surnuist ülestõusmist ja mitte varem? Olgugi, et seal on ka selline situatsioon, kus ta nad läkitab, aga põhimõtteliselt kõike maailma alles pärast oma surnuist ülestõusmist ja mitte varem. Nüüd Markuse evangeelium paistab teistega võrreldes silma sellega, et oma tegevuse vältel keelab Jeesus terveks saanutel endast kõva häälega rääkimast. Tavaliselt ikkagi, kui Jeesus on midagi teinud, Jumal on midagi teinud, siis esimene asi, me läheme kuulutame, mida on tehtud.
millal me oleme kogenud, mida Jumal on ilmutanud, aga Jeesus ütleb, ei, ärge rääkige, olge vait. Ärge sellest kõva häälega kuskil kuulutage. Ja esialgu näibki niisugune keel siis üsna vastuolus Jeesuse missiooniga kutsuda inimesi meelt parandama ja uskuma Jumala riiki, nii nagu evangeelium algab, 1.15. Uskuge evangeeliumisse, Jumala riik on lähedal. Kuid huvitaval kombel on just selles keelus vastus nüüd sellele esitatud küsimusele, et miks alles pärast Jeesuse ülestõusmist läkitati jüngrid maailma. Ja Jeesus ise vastab sellele siis niimoodi sealsamas Markuse evangeeliumis 9.9 ja ta ütleb niimoodi, ja kui nad mäelt lahkusid, keelas Jeesus neid, et nad kellelegi ei jutustaks, mida nad olid seal näinud. See on see lugu muutmise mäest, siis, kus Jumal ka kinnitab, see on minu armas poeg, teda kuulake. Enne kui poeg on siis üles tõusnud surnuist. Nii et Jeesus ütleb niimoodi, mida nad olid näinud enne, kui poeg on üles tõusnud surnuist, ärge sellest kellelegi jutustage. Ja see on siis see küsimus, mida siis jällegi Markus edasi annab, on just see, et rahvas ootas Messiat, kes päästaks neid Rooma võimu alt. Ja nad mõtlesid, et Jeesus ongi see. Aga et Jeesuse eesmärk oli hoopis kogu maailma hõlmav, kogu loodut hõlmav ja et siis ei tekiks siin seda konflikti ja valesid arusaamisi ja muid, et siis see on see nagu põhjus, miks Markus just nõndaviisi selle on esitanud. Nii. Nüüd niisugune lühike ja konkreetne vastus, mida siis Jeesus annab, nõuab muidugi jällegi uurijalt uut küsimust. Ja see küsimus võiks olla niimoodi, mida Jeesuse surnuist ülestõusmine üldse tähendas või andis, et alles pärast seda võis jüngreid maailma läkitada. Markus ise ei peatu sellel teemal kuigi palju, sest see ei ole tema nagu see rõhuasetus, olgugi et ta evangeeliumi sõnum viib lugeja tunnistama Jeesuse võidust. Siiski ta vihjab sellele ühes kohas ja see on siis 16, 17 ja 18 salmid, kus ta ütleb, kuid uskujad saavad sellised tunnustähed minu nimel. Need on need asjad, mida ma tahan rõhutada, mis siis viitavad tegelikult siis sellele põhjusele. Tunnustähed minu nimel ajavad nad välja kurja vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid. Haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. Saame ju ise aru, et Markus peab siin silmas siis pühast vaimust osa saamist. Kuid Matteus ja Johannes, kui neid nüüd abiks võtta, on siin konkreetsemad ja ütlevad Jeesuse võidu nii-öelda, kui võib öelda, tulemustest selgelt välja. Näiteks kirjutab Matteus ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Matteuse siis 28.18 ja Johannes ütleb niimoodi, seda rääkis Jeesus ja ta tõstis oma silmad taeva poole ja ütles, isa, tund on tulnud, kirgasta oma poega, et ka poeg kirgastaks sind. Ja 17.5 ja nüüd kirgasta ka sina, isa, mind enese juures selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist sinu juures. Nii et sellest saame siis teada esiteks, mida Jeesuse surnust ülestõusmine tähendas Jeesusele enesele. Et ta austati või kirgastati positsioonile, mis tal oli algusest. Jeesus ütleb ju siin, et ta oli isa juures juba enne maailma tulemist. Ehk küsimus on siin Jeesuse preeksistentsist. Ja lisaks peab Jeesus tähtsaks öelda ka, et austamisega või siis ka kirgastamisega, siin on jälle tegemist tõlke niisuguse, kuidas öelda, tõlki ja valikuga, sest Uue Testamendi kreeka keel siin vahet ei tee. Inglise keel ütleb näiteks glorify ja vene keel proslavit.
aga siis Jeesuse austamisega seondub tema meelevald kogu olemasoleva üle, olgu siis nähtavas või nähtamatus maailmas. Nii et see on siis see kirgastamisega kaasnev või seonduv, Jumal annab talle meelevalla kogu olemasoleva üle, nii nähtava kui nähtamatu üle. Nüüd, mida see jüngritele siis tähendas või tähendab ka täna meile? Jeesuse surnust ülestõusmine on aga Jumala tõotuse täitumine pühast vaimust. Jeesus ütleb, kuid ma ütlen teile tõtt, siin ma kasutan jälle Johannest, sest Markus sellest ei kõnele, aga lihtsalt, et selgitada seda, ja nüüd Jeesus siis ütleb, kuid ma ütlen teile tõtt, teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks lohutaja teie juurde. Aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Aga kui ma lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Meie teame, me oleme nii palju lugenud ja kuulnud, kes see lohutaja on, aga oletame, et me ei tea. Esitame siis küsimuse, mida tähendab lohutaja, kes ta on. Lohutaja on püha vaim, nagu Johannesel on omane kasutada, ta ütleb lohutaja, püha vaim. Ja siis mida ta kirjutab sellest? Ma loen mõned siis iseloomustavad tekstid või kirjakohad. Näiteks 14.16 Johannese evangeeliumist. Jeesus ütleb, ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja. Ma toon siin välja just selle sõna, et annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. See tekst siis annabki hea võimaluse küsida, mida see teine tähendab, see teine lohutaja. Sest loogika ütleb, et kui on teine, siis peab olema ka esimene. Peab olema veel keegi, keda nimetatakse lohutajaks. Ja seda ütleb Jeesus ise. Täpsustuseks olgu siis öeldud, et siin kasutatud teine on algkeeles üks paljude hulgast, samasuguste, samavõrdsete hulgast ja mitte teistsugune või erinev. Nii et see on väga oluline tegelikult teada. Üks paljude samasuguste hulgast. Mis annab meile siis alust järeldada, et kui Jeesus seda ütles, siis peab ta selle kellegiga silmas tõenäoliselt iseennast. Ja see järeldus esialgu siis toetub Jeesuse sõnadele samast kõnelusest oma jüngritele, et ma ei jäta teist vaeslasteks, ma tulen teie juurde. Kuidas ta siis tuleb? Nad ei jää ilma Jeesuseta, aga ta tuleb nende juurde, no see on küsimus loomulikult. Aga me võime öelda, et see nii on, aga küsigem siiski, et kas järeldus on meelevaldne või võib see ikkagi õige olla. Vaatame siis, mida Jeesus ise lohutaja kohta ütleb. 14.26 ja ma jään siin ikka kogu aeg Johannese evangeeliumisse. Aga lohutaja, püha vaim, näete, lohutaja siin on juba täiend püha vaim, kelle isa saadab minu nimel. Tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Ma tulen siin tagasi sellise sõna juurde nagu isa saadab, mis on huvitav tegelikult. Ja siin on kasutatud niisugust sõna, et ühest küljest ta on saadab, aga teisest küljest laiendatud nagu mõiste sellest on ülesannet andma. Eks ole huvitav, et isa saadab, annab nagu pühale vaimule ülesannet ka andma. Minu arvates oli see väga huvitav niisugune nüanss. Ja teine Johannese evangeeliumist 15.26, et kui tuleb lohutaja, kelle ma teile isa juurest saadan, tõe vaim, kes lähtub isast, siis tema tunnistab minust. Niisiis, lohutaja lähtub isa juurest, lohutaja on tõe vaim, lohutaja õpetab ning tuletab meelde Jeesuse sõnu, lisaks tunnistab lohutaja Jeesusest. Mulle isiklikult näib küll, et lohutaja teeb samu asju, mida Jeesus maa peal olles tegi. Et Jeesus lähtus ju isa juurest, Jeesus on tõde ja Jeesus õpetas oma jüngritele seda, mida isa ütles.
ja mida ta selle kohta siis ütleb ja ma tean, ütleb Jeesus, et tema käsk on igavene elu ja mida mina räägin, seda ma räägin nõnda, nagu isa mulle on öelnud. Nii et siis nii nagu Püha Vaimgi, ta ütleb siin, tunnistab Jeesusest, tuletab meelde Jeesuse sõnu, räägib neid, nii samuti ka Jeesus, mida ma räägin, seda ma räägin nõnda, nagu isa mulle on öelnud. Kas siis võiksime öelda, et Jeesus oli esimene lohutaja ja Püha Vaim teine lohutaja? Jätame siia küsimärgi. Nii, aga nüüd üks küsimus siiski on veel tekkinud, mis puudutab seda Püha Vaimu kui lohutajat, mida lohutama üleüldse tähendab. Uue Testamendi kreeka keeles tõlgituna tähendab see paljusid asju. No näiteks appi kutsutud, vahendaja, eestkostja ja ka lohutaja sõna otseses mõttes. Usun, et me kõik oleme tegelikult Püha Vaimu lohutavat ligiolu kogenud. Seda, et me tõepoolest vajame, et keegi võtab meie ümber kinni ja meid lohutab. Kuid selle sõna sügavam sisu viitab ikkagi tunnistamisele. Lohutaja tunnistab uskujale Jeesuse võitu ja kirkust, Jeesuse kuningaks olemist ja meelevalda kogu olemasoleva üle. Seega on siis teine lohutaja otse kui Jeesus ise oleks meiega, meid õpetades, meelde tuletades, kinnitades, lohutades ja see, et Püha Vaim meile tunnistab Jeesuse võidust, see lohutabki meid meie olukorda tees, et need ei ole lootusetud. Et see on nagu tegelikult selle sõna nagu sügavam sisu peale selle, et ta lihtsalt meie ümbert kinni võtab ja meid teinekord ka nõndaviisi lohutab. Aga lisaks näeme selles ka siin Jumala Isa, Poja Jeesuse ja lohutaja Püha Vaimu olemuse ühtsust, eks see on siis see kolmainu küsimus. Nii. Jumala seaduskorraldus nägi siis ette, et alles pärast Jeesuse kirgastamist valab ta Püha Vaimu välja kogu liha peale. Ja siin ma rõhutan just kogu liha peale, sest Pühast Vaimust ja Püha Vaim on Jumal ennem jaganud paljudele ja paljudele. Aga siin on räägitud kogu liha peale. Nagu juba prohvet Joel Jumala sõna edasi andiski ja pärast seda sünnib, et ma valan oma vaimu kõige liha peale. Siin on jälle see kõige liha peale. Siis, kui see juhtub, siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, siis teie vanemad uinuvad unenägusid nähes ja siis teie noored mehed näevad nägemusi. Joeli 3. peatükk, 1. salm. Ja niisuguse tõotuse siis andis prohvet edasi pärast seda, kui Jumal varasemas antud sõnas Joelile ütles, et tema, siis Jumala rahvas ei jääks häbisse ja sellest ta on kirjutanud siis 2. peatükis või pannud kirja selle Joeli 2. peatükk, seal on mitmel korral korrutatud, et ei jääks häbisse, et tema Jumala rahvas ei jääks häbisse. Nii et kus tahes maal siis, ükskõik missugusel ajal ja ükskõik missuguse rahva hulgas Jumala rahvas ka elab, mis tahes viisil ta elavast Jumalast kuulutab, ei jää ta häbisse just sellepärast, et teda täidab Jumala enese vägi. See on Jumala Püha Vaimu vägi. See on see, et ma ei jää häbisse, sest Jumal on minu garantii Püha Vaimu kaudu. Püha Vaim kinnitab selle, et kõik asjad on Jumala kontrolli all, aga ütleksime paremini, et ei ole lahendamata asju, olukordi ja nii edasi. Nüüd läheks natuke edasi ja piiblit uurides siis on mulle jäänud silma tegelikult 2 pidevalt korratavat tõde. Ja see on tõepoolest, Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti, eriti lauludes, aga tegelikult algusest saadik ükskõik mis tekstist ikka ja jälle tuletatakse meile meelde, ikka jälle korratakse, Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Ja teine on see, et kõik, mis on olemas,
elab selleks, et kuulutada. See on ka huvitav, et ükskõik midagi, kas loodu kuulutab Jumala aust, inimese eesmärk on kuulutada Jumala aust. Et see nagu ma ütlen, kõik, mis olemas on, elab selleks, et kuulutada Jumalast, kes ta on, teha ta olemasolu üleüldse teatavaks, lasta kogeda ta armastust, tema hoolivust, päästmise tahet, kuulutada ta isaks olemist, näidata kõik väelisust, kirkust ja anda kogu loodule teada või kuulutada kogu loodule, et tema on kõige algus ja loodu olemasolu põhjus. Nii et igaüks võib siin lisada ka oma mõtte Jumala kohta, nendele lisaks, mida ma juba nimetasin ja mida pühakiri jälle ja uuesti välja nagu toob. Keegi on öelnud, et Jumal on usaldanud meie kätte kuulutuse, mis võib muuta kellegi elu ja päästada igavesest hukatusest. Aga nüüd selleks, et kuulutada, tuleb ka läkitada, nagu Paulus roomlastele kirjutab. Mu meelest on see lihtsalt suurepärane kirjakoht, sest igaüks, kes appi hüüab issanda nime, päästetakse. See on tõotus. Igaüks, kes issanda nime appi hüüab, päästetakse. Aga kuidas nad saavad siis nüüd appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Ja kuidas nad võivad uskuda temasse, kellest nad pole midagi kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata? Ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei ole läkitatud? Nii et Paulus jõuab välja selleni, et läkitus peab olema selleks, et kuulutada, selleks, et nad saaksid kuulda, selleks, et nad saaksid uskuda ja saaksid päästetud. See on siis Rooma kirjast 10, 14 ja 15. Nendest läkitatud inimestest on piiblis väga palju näiteid. Esimesena võiksime siin tuua välja Aabrami, ole õnnistuseks tervele maailmale, siis Moosese, prohvetid kõik on ju tegelikult läkitatud, eks ole, kutsuma meeleparandusele, rääkima Jumala sõnu. Risti Johannes, tema kätte tuli Jumala sõna, mis see muud on, kui kuulutus meelt parandada, samuti apostlid ja ajaloo jooksul veel palju teisigi. Niisuguseid, ütleme siis niisuguseid väljapaistvaid, aga ma panen need väljapaistvad jutumärkidesse, sest Jumala juures ei ole ükski vähem ega rohkem väljapaistev. Kõik on kallihinnalised ja Kristuse verega ostetud. Kui nüüd nende läkitamist lähemalt uurida, mida ma olen siis tõepoolest neid ka teinud, siis joonistub välja kindel struktuur, kuidas Jumal toimib, kui ta kedagi läkitab. Et see ei ole ka niisugune juhuslik. Ja üleüldse mulle meeldib Jumala juures see tema loogilisus ja konkreetsus ja selline, kõik on nagu need seadused, see kõik on niisugune suurepärane struktuur. Ja toon siin näite siis ka Moosese kohta. Mu meelest see on nagu hästi nagu esitatud ja loen siin siis 2. Moosese 3, 10-12. Ja siin on siis niimoodi kirjas, tule nüüd, see on siis kutse, ma läkitan su Vaaro juurde, see on siis läkitus, ja vii mu rahvas Iisraeli lapsed Egiptusest välja. See on siis see eesmärk või ülesanne, see missioon, mis Moosesel on. No me teame, et Mooses tõrgub selle peale, ta küsib, kes olen mina, et ma võiksin minna Vaaro juurde. Ja tõepoolest, kes sa siis ikka oled? Ja kes ma olen, et ma võiksin Iisraeli lapsed Egiptusest välja viia? Aga Jumal jätab selle nagu esialgu kõrvale ja jätkab oma plaani tutvustamist ja ütleb, mina olen sinuga. Sa ei pea seda ise oma tarkuses ja oskuses tegema või oskusega minema Vaaro juurde. Ja ta ütleb, mina olen sinuga ja see olgu sulle tähiseks, et mina olen sinu läkitanud. Nii et ta kinnitab selle siis, et tõepoolest mina olen see, kes sul läkitab ja ma olen sinuga, et kui sa rahva Egiptusest oled välja viinud, siis te teenite Jumalat sellel mäel. Ja siin oli tegemist siis, et Mooses oli selle
ütleme siis Siinai mäe juures. Ja nõnda toimib Jumal tegelikult ka tänapäeval. Et kui me mõtleme nagu oma isiklikku elu ja seda, kuidas Jumal meid on nagu kutsunud ja läkitanud, meile ülesanded andnud, kuidas ta meid varustab, et lisaks sellele siis valmistas Jumal ju Mooses selleks ülesandeks ka ette. Ja pikalt ette, 40 aastat. Ja varustas ka oma väega. Varustas pühavaimu väega, mille sümboliks oli siis Moosese kepp või sau. Ka 2. Moosese 4:1-2 on sellest kirjutatud. Et tähendab, et on ka väline selline kinnitus või märk, see vahend, mis iseloomustab või mis annab tunnistus sellest väest. Nii et Moosese ja teiste näidetel on meil siis julgustust olla läkitatud ülirohkelt. Et me ei pea seda kartma. Ja ma usun, et tegelikult võib igaüks meist olla nagu Aabram, Mooses, apostlid või keegi teine nii nimetatud suurtest kutsututest. Aga selle eelduseks eile oli väga hea jutlus, otsigem Jumalat. Sealt algab kõik peale. Ja ma sõnastaksin seda natukene teisiti, et kui me laseme ennast mõista, et kõik väeline kirkuses olev Jumal ise on meid välja kiskunud maailmast. Nii et tema ise on meid otsinud, on meid välja kiskunud, kui nüüd Pauluse väljendust kasutada, sest ta tõepoolest kasutab seda sõna niisugust välja rebinud. Välja kiskunud, rebinud on isegi niisugune tugevam. Ja eesmärk siis selleks, et läkitada meid sinna tagasi, aga nüüd andma tunnistust just temast endast ja tema enda väega. Nii et niisugune võiks siis olla ühe niisuguse väga lühikese lause lahti mõtestamine või uurimine või kuidas Jumal kedagi juhatab, kui ta hakkab uurima, kui ta hakkab küsima. Kui keegi teist seda teeb, temal tuleb kindlasti teistsugune natukene jutt ja teistsugune informatsioon, kui mina täna olen siin siis teile seda pakkunud. Aga palvetame ka selle lõpetuseks. Ja püha Jumal, armas taevane Isa, tõesti ole kiidetud ja ole õnnistatud, et sa oled meid loonud ja oled lasknud ka sind tunda, oled meie juures, meie ligi ja see on tõepoolest suur au. Lase meil seda mõista, lase meil tõesti seda mõista. Aga me palume ka, et sinu plaanid meie iga üksikuga võiksid teoks saada. Ja teoks saada lohuta püha vaimu väe abil, mitte meie enda tarkuses, vaid sinu tarkuses ja väes. Ja lase meie elu olla selline, mis sind kiidab ja austab. Aamen. Aga armsad sõbrad, nüüd on aeg minna Wesley gruppidesse, nende suhtlusgruppidesse. Just parasjagu aega teil sinna ilusasti jõuda, nii et head osadust aega teile ja siis 11:30 on meil kohvipaus.